Tere, mina olen Hanne-Loore. Mina olen Rebecca. See on Jatskaare podcast. Taskuhääling. Ei, ma pean seda ütlema ikkagi. Eesti keele aasta. Täna on meil külalisteks Anna Pärnoja ja Erki Pärnoja. Tere. Tere. No, meil on siin kirjas selliseid asju, et millest algab muusika? Vaikusest. Kui pikk on kannatus? Palju kaalub unistus? Kaua kestab tõus? Mis on tipp? Mis on tõde ja mis on õigus? Seega teemasid on palju. Ja vastake kõigele korraga nüüd. Ükshaaval ja eelistatavalt lauldes. Nii ilusad küsimused. Mina arvan, et selliseid küsimusi võiks rohkem isegi küsida. Aga me võime tegelikult teha neid niimoodi kuidagi ükshaaval ka või ei, jah, just see jada, et millest algab muusika ja see ongi? Ja minu jaoks algab muusika tundest. Nagu ka väga paljud muud asjad elus algavad sellest tundest, mida sa oma tundega saad väljendada ja mis on sul oluline. Ja minu jaoks muusika algab tundest ja ongi tunne tegelikult. Ma arvan, et mul on see sarnane, aga ühe küsimusega, mis te ette lugesite, andsite mulle juba ühe vastuse kättega, mis mulle väga meeldib, et muusika algab vaikusest, et ma arvan, et minu jaoks on see, kui ma muusikat teen, mis ma sinna sisse panen, on tunne või tunne, mis on tekkinud kogemusest, aga see algab alati see muusika hakkab helisema küll nagu vaikusest ja tihti üksindusest ka, et mulle meeldib koguda tundeid ja kogemusi ja siis minna sellega oma ruumi, kus ma saan siis seda hakata juppideks võtma ja uuesti teistmoodi kuidagi kokku panema. Ja. Vaikus on ilus ja muusika algab vaikusest on vist lause, mida meil on palju juba väiksest peale korrutatud, aga sellega seoses võib Erkilt küsida, kui sa mäletad, paar aastat tagasi oli sul üks intervjuu, kus oli küsimus, et multikate kohta üks oli miks tuul pole ühendatud vaikusega? Ja, ma mäletan väga hästi. See oli Jazskaare ajal 2 aastat tagasi ja oligi laste intervjuu vist olid. Jaa, väikesed lapsed küsisid ja oli vist 3-aastase lapse küsimus, et toona sa sellele vastata ei osanud, mis sa praegu arvad? Nüüd on olnud paar aastat mõtlemiseks. Ja paar aastat on mõtlemiseks olnud ja lisaks on meie lapsed juba sealmaal, et nad küsivad üsna sarnaseid küsimusi, nii et nüüd ma olen natukene nagu trenni saanud sel ajal. Meil veel kodus selliseid küsimusi ei käinud ringi. See tabas mind väga ootamatult, jah, ma ei täitsa häbisse sellega. Et miks ei ole tuul ühendatud muusik või vaikusega? See on uskumatult äge küsimus. See on üliäge küsimus lihtsalt ja ma arvan, et nagu ma siiamaani ei tahaks nagu üldse sellelt küsimuselt tähelepanu võtta ja jätaks nagu vastamata. See küsimus on ise nagu staar. Nii tugev. See on endiselt ja ma arvan, et üks parimaid küsimusi, mis on üldse küsitud. See on uskumatu, mis väikeste laste peas võib toimuda, et no, teie teate seda ka nüüd nagu natukene rohkem omast käest. Et kuidas see inspireerib ja kuidas üldse ümber olevad inimesed inspireerivad muusikat tegema? Inimene on lõpmatu allikas, millest ammutada. On olnud aegade algusest ja ilmselt on aegade lõpuni minu jaoks, et mis kõik inimese sees on, mis inimese mõtted on, mis inimese tunded on, see, kuidas inimesed ennast väljendavad mõnikord iseenese teadmatagi, et mida nad ütlevad, kuidas see võib teist inimest mõjutada nii positiivselt või negatiivselt, et see on see vahetus, energiavahetus ja nüüd ma ei mäleta, mis küsimusele ma vastasin. Igal juhul. Kuidas inimesed inspireerivad? Jah, no niimoodi nad inspireerivadki. Ja. Et oma olemusega
selle laia pinnalisusega, millised nad on. Et need küsimused on ikkagi kogu aeg samad minu jaoks või see inimlikkuse otsimine või inimlikkuse defineerimine või inimeste äärealade kuidagi kompamine, et mis on ühel pool ja teisel pool ja mis need ekstreemsused on, et minu jaoks on see väga põnev. Ja see... Nagu sa ütlesidki, et need küsimused on samad, aga nad tunduvad jälle iga natukese aja tagant jälle nagu uued. Et kui sa ise õpid ja koged, siis sa nagu jälle... Ise muutud selle käigus, seetõttu näib ka see vana küsimus, mida sa otsid, just need inimlikkuse teemad, näivad jälle uued ja sa saad jälle mingi uue nurga neid vaadelda. Et mul on täpselt samamoodi inimene ongi minu kangelane ja müsteerium ja ükssarv ja kõik asjad nagu kokku, millest ma tahan aru saada ja ma saan aru, et see on ka väga tore, et see nii on, see töö ei saa kunagi otsa. Mida õpetasid näiteks ajaloo kohtumised? Need olid ühed võimsamad kogemused tegelikult sellisel kuidagi nagu sellisega piiratud aeg, tegelikult üsna nagu pikk aeg, aga kohtumised nende inimestega olid küll väga-väga õpetlikud, et kuulasidki neid lugusid, kuidas inimesed elavad ja mida nad mõtlevad. Meil oli intervjuudel oli tihti sellised suured küsimused nagu kes sa oled antud ette inimestele või siis nad ei teadnud neid küsimusi ette, nad hakkasid lihtsalt mõtlema ja vastama või näiteks, et mis teeb sind ärgates rõõmsaks. Mida sa ootad? Millisena näed ennast 10 aasta pärast, 20 aasta pärast? Et see pani ka kõik need inimesed mõtlema, arutlema, unistama, rääkima oma unistustest ja analüüsima seda, kus nad praegu on ja kus nad tulnud on. Et kõik asjad kuidagi üritasid paigutada mingi ajateljele ja nagu lõid koha peal, tegelesid ka nagu loomisega. Et see oli väga inspireeriv, sest kõik lähenesid sellele oma mingi nurga alt ja kõigil oli oma visioon ja plaanid ja unistused, et see oli ma olin mingi tohutu sellise lätte ääres seal järjest nagu kahmasin endale nagu mõtteid peale. Kusjuures see ei olnud ainuke asi ajaloo juures, et teine väga suur asi oli ka see, mis mu enda sees toimus, mida kõik need protsessid minu enda sees vallandasid. See alati ei tähendanud siis inspiratsiooni, mida ma sain nendelt inimestelt, sajalt, vaid ka see, mis toimus meie selle meeskonna siseselt, kes me olime see tiim, kes seda korraldas. Et enne kui me saime nende inimestega kokku, enne seda olime meie ühe laua taga ja rääkisime, kuidas miski peab olema ja seal oli ka üksteiselt väga palju õppida. See oli uudselt õpetlik periood. Kui teie peaksite vastama praegu küsimusele, et kes sa oled, mis te ütleksite siis? Ma olen inimene. Ma olen hing. Ma olen energia. Ma olen ema. Ma olen naine. Ma olen inimene. Aga mis teeb inimesest inimese? See oli ka sinu plaadiks nii-öelda teema siis, et inimeseks olemine. Mida see tähendada võib? Kui sa sünnid, siis sa hakkad kogema maailma ja sa hakkad õppima ja seda mõtestama. Ja sa ei tea kohe, mis kõik on. Ja see protsess kestab, kui sa oled õnnelik ja oskad märgata, see kestab kuni sinnamaani, kuni sa sured. Et mina olen praegu 34-aastane ja ma olen nii-öelda kuskil seal vahepeal, eks ole, oma õppimistega. Et ma tunnen, et see inimeseks olemise õppimine läbi kogemuste, läbi
märkamiste, läbi vahe, kokkuvõtete tegemine, et see ongi see inimeseks olemine, et kuidas sa kõike seda, mida sulle see maailm nagu annab, mida ta sulle näitab, kuidas sa seda oskad vastu võtta, kuidas sa näed enda kõrval teist inimest ja kuidas sa nagu ennast nende teiste inimeste vahele nagu positsioneerid. Et jah, inimeseks olemisel on nii palju tahke. Inimlikkus on siis see üks ülev nendest. Ei, ma mõtlen, see, mis sa rääkisid, Erki, nende küsimuste kohta, et kui keegi tuleb sinu juurde küsima, et kes sa oled, kui raske see võib olla vastata. Et üleüldse ma ei kujuta, et nagu olla teie asemel, nagu teha selliseid intervjuusid, kui te ei tea, mis küsimused on. Et kui tuleb midagi täiesti ootamatut, siis on selline nagu, siis peab mõtlema hakkama, aga siis peab otsima hakkama. See on hästi tore intervjuude koha pealt ongi see alati põnev, et tegelikult tihtipeale see paneb sind mõtlema, kui on head küsimused ja teil on väga head küsimused, et see paneb enda seest otsima vastuseid nendele küsimustele, et võib-olla sa ei olegi enne mõelnud mingisuguseid asju niimoodi läbi või oled mõelnud, aga ei ole sõnastanud, et võib-olla siis see aitab. Ja kui see võib-olla nüüd ei tule esimesel korral vastates kohe välja, siis see küsimus jääb kõlama ja see mõte, seda mõtet saab edasi mõelda enda keskis, siis et see on ikkagi nagu mingi selline tore. Aga siiski, et miks see tuul pole ühendatud vaikusega, et selle peale me oleme nüüd kõik palju mõelnud. Jaa, aga selle ma otsustasin juba ära, ma otsustasin mitte vastata sellele. Siin on võib-olla pask küsida jälle üks Erkile tuttav küsimus, et aga see läheb väga võib-olla Anna jutuga praegu kokku, et kust tuli vaim peale? Vaim tuleb alati peale sellistel vähe sobivatel hetkedel, et vaim ei tule siis, kui sa mõtled, et nii nüüd mul on aega, et vaim tuleks, siis vaim ei tule. Vaim tuleb alati siis, kui sul on 10 muud tegemist, et siis ja no see jälle näitabki seda, et elu on see, mis tegelikult nagu inspireerib, et mitte see, et sa oled loonud endale olukorra, kus peaks olema kõik võimalused selleks, et luua, siis nagu ei tule vaim peale tihti. Aga minu vaim, ma mõtlen seda, et vaim kui selline, me oleme seda öelnud ka lavaolukorra kohta. Ma kutsun isegi pühaks vaimuks seda. Püha vaim või mis iganes, et siis kui sa oled laval ja tekib mingisugune ühendus niimoodi, et see on ilmselt ühendus mingisuguse suurema energia sinu ja siis just nimelt sinu endaga ja publikuga ja kogu selle olemisega, mis su ümber on, et kui see tekib ja kui see laval hetkel muusikat esitades tekib see püha kõigi ühendamine, see on ikkagi väga vinge tunne. Ja seda ma otsin laval ja seda ikkagi tekib. Et see oleneb sellest, kui avatud sa oled tegelikult ja kui avatud on see vastaspool, kes sind nii-öelda vastu võtab. Sellega ongi huvitav asi ka, et seda otsida, see püha vaimu otsingud on see, mille nimel üldse seda kõike teha. Aga see on põnev, sellel on veel mingid tahud, et ma olen avastanud seda, et see on alati koos on võimsam, nagu igasugused ettevõtmised on, kui inimesed on ühe eesmärgi peal väljas, siis nad toetavad üksteist ja ühendavad oma jõud ja seetõttu on nagu kuidagi võimalused ja jõud on nagu suurem. Aga veel eraldi selline põnev väljakutse on ka nagu üksi leida tee püha vaimuni. Et see on ka vinge, seda tuleb jube harva, aga nende väga harvade kordade nimel jällegi tasub sinna poole püüelda. Et see on jube mõnus, et see ongi inspiratsioon tegelikult, et ka see on ühendatud tunne. Oma lugu, oma sõnu sead ritta, otsid seda meloodiat, mis täpselt nagu maalib selle pildi mingisugusest loost. Et kui sa saad selle kätte, siis sa oled korraks nagu selline nagu kuutõbine, et sa nagu lähed sellega kaasa, et sa pärast lihtsalt vaatad kõrvalt, mis sa tegid. Jah, miski, mis tuleb sinust läbi ja ta tuleb nii täiesti läbi tegelikult, et sa ei oska seda kuidagi moodi hoomatagi. Eks ta selline paras posimine on tegelikult. Ma arvan, et see võib-olla ongi nagu see maagia, millest räägitakse. See ongi nagu päris
päris võluvärk nagu. Et jah, see ei ole analüütiline kuidagimoodi, Täpselt. et seda saab kindlasti erinevatel viisidel teha, loomingut või enda mõtteid või kuidas sa iganes seda teed, aga see versioon, kus sa tõesti oled nagu ühendatud mingisse teise võrku, mida sa ise tegelikult ei kontrolli ja siis läbi sinu, siis tuleb välja midagi, mis on nii-öelda looming, see on hästi äge. Seetõttu põnev, paljud sõbrad on ka öelnud seda, et nad ei saa, neil on raske võtta vastu komplimente oma loomingu kohta, sest nad tunnevad ennast kuidagi nagu süüdi, et noh, tegelikult ei teinud seda otseselt ise, vaid ma lihtsalt sattusin olema õiges kohas ja see nagu tuli läbi minu nagu välja, et sa olid seal kuskilt ühes kohas sajab mingit head kunsti välja ja siis läheb täpselt selle õige koha peale alla ja siis läbi sinu käte duši alla käimine lihtsalt. Et satud sinna õige duši alla ja siis tuleb see läbi sinu välja, et mulle väga meeldib see mõte, et sa ei võta nagu kuidagi ei pea seda otseselt, ma ei oska öelda, ei võta kogu seda. See on nagu egost lahutatud hetk, et sa ei loo ju nii-öelda egoga või kuidagi, et mina teen seda, see on fantastiline. Et kui juba sul see selline nagu algpunkt on kuidagimoodi vale, siis võib-olla sealt, ma ei tea, mis sealt saabki tulla tegelikult. Raske olekski võtta tegelikult seda au ja kuulsust enda loomingu eest nagu niimoodi üheselt ainult endale, kui sa mõtledki juba nii, et see looming sünnib tänu teistele inimestele, et siis see oleks ju väga suures vastuolus. Peab olema, või mina olen tänulik, et ma olen saanud selle lihtsalt endast välja lasta, aga see on tulnud jällegi kuskilt nagu lihtsalt läbi minu. Ja siis ongi jah, selle oma rändame võib-olla kaugele nüüd juba. Aga just esopopi artistid, nagu me oleme. Et ongi oma muusikaga seoses tekib ka kõige rohkem nagu mitte niisugust uhkuse ja saavutuse tunnet, kuigi nagu saavutuse tunne on ka, et sa teed ju ikkagi tööd, aga kõige rohkem on sellist nagu tänutunnet, et sa said kogeda seda kõike, mis selle oma muusika sellise nagu välja saamisega, nagu vabaks laskmisega, kõik, mis sellega kaasneb, et siis, kui see saab nagu tehtud, siis on niisugune tänutunne lihtsalt, et tehtud, et kogetud. See on nagu mingi pärimus, mida sa käidki ukselt nagu küsimas ja siis lõpuks tuleb nagu see rahvasus ikkagi liigub ja kuidagi nagu tekitas sellise tunde praegu kuidagi, sest kogud igalt poolt midagi ja see, mis lõpuks tuleb. Jah, inimene on ju kogum, inimene ise ka on ju kogum kõigidest asjadest, mida ta enda sisse võtab, mida ta ei võta, eks ole, mingid asjad ta jätab välja ja siis erinevad inimesed ongi nagu pusled. Et mõnel saavad need tükid kiiremini kokku, mõnel need jäävad eluks ajaks tegelikult nagu ühendamata paljud asjad. Mulle meeldib mõelda, kui probleemidest ja asjadest nagu pusledest, et need ei olegi lihtsalt mingi probleemi, või need ongi pusled, mis lähevad tükki haaval kokku ja niimoodi. Kui inimene on kogum, kas te ei koguta midagi näiteks? Või olete kogunud? Kui selles ma mõtlesin selle peale ükskord. Nagu füüsiliselt midagi kogunud või? Mina olen. Salvrätikuid. Ja ma kogusin. Kus sa hoiad neid, on minu küsimus. Siis kui, ikkagi välismaalt toodi mingid ühekaupa, salvrätikuid kogusin. Ja siis udukaid kogusin, ma ei tea, kas teie teate üldse, mis on udukad, need olid siuksed nunnude piltidega või südamekujulised või erinevate kujudega sellised pildid, mis olid nagu albumisse köidetud, sa said neid lehti sealt tõmmata ära ja siis neid vahetati oma vahel. Ja siis korraks ma võtsin ka oma ema kommipaberite kogu vist üle, sest nõukaajal nemad kogusid neid, aga jah, rohkem ei ole nagu ikkagi ainult mälestusi ja hetki kogun praegu. Jah, need vist nagu kõige rohkem. Aga kui tagasi minna, siis mul kõige suurem kollektsioon oli ikkagi kogu selle paneelmaja peale üks suurimaid
õlle ja limonaadipurgi kollektsioone. Riiul oli lookas. Ikka oli inimestel kõigil olid mul vendadel ka. Sel ajal, et siis ongi, et kui said selle Coca-Cola ja siis said selle mitte ainult 0,33 see Coca-Cola, vaid said selle väikse ka ja siis said selle mini lennuki oma, siis see oli täiesti tehtud mees. Või siis selle 2-liitrise õlu oma ka, Faks oli see oli kõige suurem. Kui sul see tünn kodus oli, siis oli... Kus tuleb üldse nagu see soov midagi koguda ja kuidas see mind mõjutab, et kui sa nagu kogudki mingit asja, et... See on tegelikult hea küsimus, ma mäletan, minu puhul ma ei olnud väiksena kunagi see inimene, kes suutis koguda. Näiteks kommipaberitega, ma leidsin oma ema vana kommipaberi siukse nagu albumi, kus olid nii lahedad siuksed nagu, ma tahaks öelda, et nagu Miki hiire piltidega ja mingid nõukaaegsed siuksed imelikud. Ja siis ma mõtlesin kohe, et ma pean olema täpselt nagu tema ja veel paremgi ja ma kogun veel rohkemgi. Ja siis võib-olla mingi üks paber kuskile jäi, aga see oli nagu kõik. Ja siis ma mäletan, mul oli nii piinlik selle pärast kuidagi. Aga õnneks meil koolis esimeses klassis meil tuli kleepsualbumid olid jah. Kleepsualbumid. Meil on mingi udukad ei ütle midagi, aga kleepsualbumid olid meil, mida me vahetasime. Meil nagu klassijuhatajad olid täiesti nagu šokis sellest, kui suur südamelähedane asi see kleepsude vahetamine meile oli, et siuke nagu ärimehe karjäär tundus väga lootusrikas. Aga see ka jäi kuidagi sinna paika. Et tegelikult jah, see kogumine kuidagi, see on nagu hästi. Tõesti oli ja mõned olid sellised hinnalisemad, et kõik teadsid, et näiteks olid need limakad. Ja limakad ja nendest sa pead kleepsud ja. Nendest sa pead andma mitu kleepsu vastu. See on mingisugune, see kõik ju inimestele enamasti käib mingisuguse vanusega kaasas, et see on väga vanusega nii-öelda ühendatav asi, et millal see selliste asjade kogumine on, aga ilmselt need inimesed, kes koguvad hiljem, ju siis neil on ikkagi mingisugune väga suur emotsionaalne side mingisuguse asjaga, mis neid ikkagi nagu nii-öelda käivitab ja miks nad koguvad, ma arvan. Et selle mingisuguse asjaga, mõned ju koguvad nukke ja mõned koguvad, no mida iganes kogutakse, aga see ilmselt peab olema mingisugune side ja mingi asi, mis neid inimesi paneb ennast nagu tundma rohkem tervikuna, kui ta saab neid asju koguda. See on müstiline, tegelikult ma olen imetlenud kogujaid, aga see ei ole väga suur koguja, praegu küll üldse mitte, et tegelikult isegi plaate ei kogu nii või kuidagi nagu ei kogu asju miski pärast. Minul on kallis, kui ma mõtlen, mis on mulle kallid, on mulle kallid ehted, mis mulle kingitakse, siis ma võin küll öelda, et ma kogun neid, et see on mingisugune. Aga see on ka emotsionaalne väärtus. See jääb selle teise inimese nagu mingisugune energia samamoodi sinna sisse, sellepärast on see kuidagi oluline. Ja üldse asjad, mis sa nagu annad edasi või ongi kelletki teiselt saadud või kuidas see kõik nagu, ma ei tea, kuhu ma tahtsin oma lausega jõuda, aga tegelikult ma kogun ühte asja, meie enda plaate kogun. Et see on tõesti, see on üks siuke asi, mis pööningul on üks kast, on ju. Ja seal ma aeg-ajalt siis käin, kui meil tuleb plaate välja, siis ma võtan nagu kiletatud eksemplarid ja siis ma ronin jälle sinna pööningule ja panen sinna kasti ühe juurde, need lähevad lastele siis kunagi, et neil oleks nagu tutikat plaadid kunagi võtta. See on küll, seda võib öelda küll, see on siuke pikaajaline hobi, mida ma teen ja jäängi tegema. Mul on need enda plaatidest on alates sellest, kui plaadid ei tulnud niimoodi veel nagu ametlikult välja, kui ma olin siuke... Kui sa olid punkansambli laulja, kas sellest ajast? Punkansamblist üks plaat on. Need salvestused on ka olemas, aga siis ütleme siuke sell. Olin selli ametis veel otsakool ja niimoodi, et siis kui nagu said salvestada, aga seda nagu välja ei antud. Ja siis need on isegi üks on Sillamäe jazz terve kontsert, salvestatud kvaliteetselt koos mina, Virgo Sillamaa, Martti Tärn ja Reigo Ahven oma lugudega, ümbris kõik, aga mingi plastmassist, natuke seebikarbi moodi näeb välja siuke, peale on Sillamäe jazz ja siis meie bänd, et sellised asjad on nagu niimoodi kõik seal niimoodi puntras olemas. Otsakool. Ja ma kohe nägin Erki mainis Otsakool ja Hanna nägu lõi särama niimoodi. See on nii tore lihtsalt kuulda, kuidas või nagu ongi, kui sa praegu vaatad mingi muusikamaastikul inimesi, et nagu nii paljud on seal tegelikult käinud ja nagu kuidas ongi, kõik on
kuidas on nii palju sidemeid nagu loonud ka nagu inimeste vahel ja nagu aasta tagasi ma tegin näiteks Teele Viira ja Maarja Aarmaga ühte intervjuud ja siis sealt tuli ka välja, et nad on praegu siiani väga lähedased sõbrannad ja nagu neid ühendas ka Otsa kool ja see on nagu kõik, et et üldse ja nagu tean, et inimesed, kes on käinud kunagi Otsa koolis ja siis praegu on kõik tuntud nimed, et ma loodan, et ma ise õpin ka hetkel Otsa koolis, sina saad ka väga kuulsaks. Et need, kes on minu ümber praegu, et äkki me oleme ka kunagi mingi koos. See on päris kindel, et see nii on. Sest meie kamp on siiamaani nagu... Et need, kes 4 aastat, ilmselt pluss miinus enne sind ja pärast sind nii-öelda pluss 2 aastat, kes siis nagu samal hetkel õpivad sinuga koos, et nad jäävad sulle. Et see on nii tore, tõeliselt tore, et kuidas sa ikkagi suurena sõpru saad. Et kool on tegelikult see üks suuremaid kohti, kus need sõprused nagu saavad areneda ja jäävad kestma, kui peab. Ma pole seda varem kunagi nagu nii tugevalt tundnud kui Otsa koolis, et see on just nagu viimastel nädalatel eriti tugevaks läinud, kuidas siis järjest tuleb ja siis on saanud nii suureks osaks mu elust, et kui erinev see üldse on, et kui sa oledki tavaline kool ju mingi gümnaasium, et kui sa käid sellises kohas, siis see üldjuhul ei ühenda ju nii palju, et Otsa koolis või näiteks mingis kunstikoolis või et ongi nagu koos inimesed, kes tahavad teha seda ühte asja, et kas see ongi see Otsa kooli võlu või kust see, miks see Otsa kool nii eriline on? No ei tea, mina mõtlen, et minu jaoks võib-olla ikkagi see ka, et peale keskkooli sa oled justkui vaba, sa oled suur inimene, siis sa lähed esimest korda sellisesse kooli, kus sa ei pea tegelikult, sa oled suur, sa vastutad nüüd ise enda eest, et sul ei ole vanemaid, kellele sa pead kuidagi moodi ikkagi aru andma või keegi ei hoia seda pulssi nii-öelda enam, vaid sa oled ise ja siis sa tunne, et sa oled suur ja siis kõik need teised inimesed, kes tunnevad, et nad on suured, hästi paljud on tulnud ju mitte ainult Tallinnast, nad on tulnud tervest Eestist kokku ja siis selline see energia seal, et sa oled justkui juba suur inimene ja siis kõik on nii põnev ja see sotsiaalne pool on seal võib-olla veel eriti oluline, tore, et muusikat tehakse, aga et see sotsiaalne pool just ja ikkagi nagu igal pool, et ega seal ei ole ju, need muusikud on kõik erinevad, et meil oli suur kursus ja mõnede inimestega me kuidagi ei klappinud ja tekkisid mitmed nagu kambad, et ikkagi on inimesed on ka selles justkui Otsa kool kõiki meid ühendab ja kõiki ühendab muusikaga samas inimesena sa ikka leiad selle, kes sinu hingega kuidagi moodi kokku käib, et see muusika on nii lai, et sa ei saa öelda, et jah, kõik me muusikud, et see kindlasti ei ole niimoodi, et ikkagi omad inimesed. Mina läksin ka ikkagi nagu omasuguseid otsima, et kui keskkoolis mina olin ikkagi igasugune korralik muusika-nohik, et klapid olid peas kogu see aeg, kui nad ei olnud nagu keelatud. Tundides oli kogu aeg see Walkman oli siin lähedal, aga ma teadsin ka Pärnust, et oli veel nagu selliseid fanatte, kes kehalise tunni lasid üle ja läksid kitarri harjutama või mingi teise tunni, on ju, et iga oma vaba aega veetsid sellega, et midagi kuskil pusida ja teha, ehitada. Siis mul oli lihtsalt see ettekujutus, kui ma saan Tallinnasse lihtsalt. Ja seal on kõik sellised, et nagu kõik ajavad mingit asja ja oligi, inimesed läksid ju, paljud läksidki 7:30 kooli ja saadi kooli ukse ees kokku kohvidega juba uniste nägudega ja oldi 9:30 oldi ikka koolis, või 9:30 pandi kool kinni, aga siis 9:40 lükati välja need viimased sealt veel, et see oligi nagu vinge, et tegelikult ma sain nagu omasuguste sekka, et muidugi täpselt nagu Anna ütleb ka, et kõik ei ole, siis sa saad aru, et ikkagi ka selles ühes maailmas ja kontekstis on inimesed väga erinevad aga mulle vähemalt alguses oli küll täiesti piisas sellest, et lihtsalt igal pool keegi lõõritab ja mängib ja helid käivad ja kõik otsivad midagi ja ehitavad. Et see oli vinge. Otsa kool oli vinge.
aga kas te mäletate öelda, kuidas täpsemalt teil see koostöö otsakoolis algas? jaa. No sina mäletad mind sisseastumiskatsetest? No mina mäletan seda, et kui ma läksin sisseastumiskatseid tegema, siis ma istusin seal 20. klass on vist lauluklass või ühesõnaga seal üleval teisel korrusel enne saali. Istusin seal ja siis tuli Rebecca Kontus, kes on ka praegu tuntud laulja Pärnust ja tulid koos Erkiga sinna. Pärnakad ühendasid oma jõuliselt. Rebecca tuli ka sisse astuma ja siis Erki oli tal kitarrist kaasas ja siis mõtlesin, et issand jumal, et kui juba sellised kuulsused nagu Rebecca Kontus tulevad siia, et siis, siis ma päris kindlasti siia sisse ei saa. Rebecca sai sisse, mina sain ka sisse. Aga et ma nägin siis Erkit esimest korda, et ma panin tähele, et okei, oma kitarristiga ja mina siin üksinda ja ma ei tea. Et selline esimene mälestus oli see, aga siis saime kõik sisse ja siis tuli esimene esinemisspractika, kus lauljad pidid otsima endale bändi ümber ja siis kuidas, kas sina tulid ise minu juurde? Mina olin sind enne kuulnud lauluklassi uks oli lahti, ma kuulsin sind laulmas seal ja siis ma kuskil trepi peal pidasin su kinni, see oli 2. ja 3. korruse vahepeal ja ütlesin, et kui sul on kitaristi vaja, siis ma õudselt tahaks. Mulle õudselt meeldib, kuidas sa laulad. Ja siis oligi kohe vaja. Ja siis oligi. Ja siis ma mäletan, kuidas me proovi tegime, ma mäletan, mis laulu ma laulsin. Ja siis meil oli, kus meil see esimene esinemine oli seal. Ja mingisuguses pubis seal. Vanalinna kuskil seal vahel. Pärast saime õudselt kiita Petteri Hasa käest. Ta ütles, et meil oli väga vinge etteaste. Ja siis me olime väga uhked. Ja sellest hetkest peale me olemegi koos mänginud kogu aeg. Ja. Kogu aeg. Alates 2003. Jah. Väga palju aastaid. Väga äge. Et noh, me seda sõna ei olegi öelnud, et Erki on minu ihugitarrist. Ja siis ma ei tea, kuidas seda vastupidine ma ei olegi seda ihulaulja ei saa öelda. Aga no ihugitarrist kõlab nii ilusti. Et ta käib nagu kaasas, et üks gitarrist, kes on lihtsalt nii saaks kätega näidata kõigile, mida ma mõtlen, aga te ei näe, et jah, kõige parem inimene. Sealt esimesest trepi peale kinnipidamisest siis algas mingi tõus. Kaua kestab tõus? Kui me tuleme oma alguse küsimuste juurde tagasi. Saab hakata filosofeerima jälle. Kaua kestab tõus? Lõpuni. See kestab lõpuni välja. Lihtsalt neid on erinevaid. Kogu aeg jälle alustad uuesti. Siis tõused kuskile ja siis kui oled tõusnud, siis saad aru, et saad tõusmisega ja tõusuga nagu hakkama küll. Ja siis valid endale järgmise ja suurema. Mis on tipp? Tipp ei olegi vist oluline, tõusmine ise ongi oluline. Ma arvan. Ilus mõte. Tipp on väga kuidagi moodi, mina mõtlen, et väga hirmutav asi. Ja. Et kuhu see läheb tipust. Nagu. Et see tundub mulle ka nii absoluutne, et see üldse kuidagi ei kõneta mind. Räägitaksegi, et see tõus on nagu kuidagi mingi trepi ehitamine, et sa lähed järjest kõrgemale ja kõrgemale, et sa saad lõputult kesta. Aga ma hakkasin mõtlema, et sa ei saa ju ikkagi lõputult seda treppi ehitada, et üks hetk see kuidagi tasakaal läheb paigast ära ja siis sa variseb kokku, et nagu... Seda teist treppi hakata ehitama lihtsalt, ma arvan. Mingid maalt sa juba saad aru, mis sa teed. Üks asi tõuseb, siis sa võtad järgmise, et see on nagu... Siis prooviks juba mingi keertrepp ja siis prooviks nagu läheks järjest nagu noh, sa tahad keerulisemaks minna kogu aeg. Sellega ma saan hakkama küll, mis see trepp siis ära ei ole, kui sa kuskil maal oled juba. Aga lihtsalt see on nagu nii siuke eluline asi, et tahad kogu aeg, mina tahan kogu aeg alustada uuesti. Hästi paljude asjadega igapäevaselt mõtled selle peale, et see on ka üks osa sellest, mis meie oleme omavahel palju rääkinud, et mulle tegelikult meeldib see, et ma saan iga päev tunda ennast mingisugustes asjades, kas ka mingist vestlusest või koos viibimisest või mõttevahetusest inspireerituna saan tunda ennast nagu täiesti nagu nagu oleks kuu pealt tulnud, et issand seda ma ei teadnud, kuidas ma nagu mitte nagu lollina tunda ennast, aga lihtsalt tunda ennast nagu täiesti alguses mingis teemas kontekstis. Või mõttes või... Ja see on tegelikult jube hea tunne, see nagu ma lihtsalt loodan, et see kestab ja ma tahan õppida kogu aeg ja tahan midagi uut.
ja tahan uut treppi mõelda endale välja ja noh, tahaks ennast panna sinna olukorda, kus ma saan teha midagi, mida ma ei oska ja selle käigus seda nagu õppida. See on ülioluline, siis mul on tunne, et mul on kogu aeg tegevust. Mul on kogu aeg õppida ja mul on kogu aeg kuskile minna. Ja siis on tore hetk, kui üks hetk need trepid ühenduvad ja siis sa saad kokku terve maja lossi, kuidas kõik on. Või siis vaatad oma seda keerulist treppi ja mõtled, siis vaatad seda esimest ja siis saad aru, et võt need, kuidas need asjad ühenduvad lihtsalt, et kõigepealt tegin selle ja nüüd vaatad seda. Põhimõtteliselt sama asi, aga jah. Me oleme 38 minutit. Või noh, 38. Ai, siis võib veel. Meil on siin paar filosoofilist küsimust veel, nagu näiteks see, me ei ole veel rääkinud sellest, kui pikk on kannatus. Et ei ole alati. Meil on päris positiivne jutuajamine olnud, me pole väga kannatusteni ja laskunud. Aga need kindlasti on. Nüüd me jõuame sinna. Kui ütleb, ohked tulevad veel. Kannatus või kannatus. Jah, et kannatus. Kui ma mõtlen, et esimene, kui keegi ütleb mulle praegu kannatus, siis ma mõtlen esimesena selle peale, et ma olen ema ja selle peale, et mul on lapsed ja et kuidas ma neid kasvatan ja kuidas, mis... See on siis nagu kannatlikkus või? Jah, kannatlikkus selles osas, et kuidas ma luban neil olla sellised, nagu nemad on, aga et ma olen nendega kannatlik selles, et nad alles kõike veel õpivad ja ma luban neil olla sellised, nagu nad on, ilma et ma kaotaks oma kannatust, kui need asjad kohe alati välja ei tule, siis nad on ju lapsed ja nad alles õpivad. Et see nagu kannatlikkuse kannatus, see peab olema väga pikk, mis puudutab või mis üldse puudutab neid inimesi, kes on sulle kallid tegelikult, keda sa armastad. Selles mõttes läheb nagu kannatus kogu aeg pikemaks. Jah. Et arvad küll, et oled juba kannatlik, aga tegelikult järgmine aasta saad aru, et okei, nüüd ma olen kannatlik. Ja siis saad aru, et okei, nüüd. Et see läheb, jah, kannatlikkus läheb järjest pikemaks. Aga ma tunnen praegu, eriti praeguses nagu kliimas, mis toimub meie riigis või mis toimub maailmas, mulle tundub, et inimesed ei peaks olema enam nii kannatlikult kannatama asju, mis neile ei meeldi või mis neile ei sobi. Ja kui seda kannatlikkust nii-öelda lõhkuda selle ajal, et näidata seda head, mis on su sees, et see jah, selline kannatamine peaks nagu lõppema. Väga keeruline on seda seletada. Kannatus. Aga kannatus nagu kannatamine. See on üldse väga huvitav, kannatus on ka nagu keegi ei peaks kannatima. Ilma kandad, et mõtlesingi sellele. Kellelgi kannatus katkeb ja keegi teine peab selle pärast kannatama. Hästi segaseks läheb kätte see teema. Et siis ma arvan, et ma tunnen küll kannatamist. Aga ma mõtlen seda kui nagu ärakannatamist ja näen seda kui osa loomisest. Et see on küll üks nagu täitsa selline tavaline osa minu loomisest, ma arvan, kui ma tegelen. Et siis ma kannatan selle ära, et mul ei tule midagi, mida ma soovin, nii nagu ma seda tahan. Ja siis ma natuke kannatan selle all. Ja siis millalgi, kui mul on ära kannatatud, see on alati lihtsalt mingi asi, mingi etapp, mis tuleb läbi teha. Siis natuke kannatan sellele, et ma ei saa seda nii, nagu ma tahan. Ja siis lõpuks tuleb midagi muud, mis on see õige. Aga sellele eelneb alati kannatamine. Ja see ei ole väga pikk. Aga üleüldiselt ei peaks inimesed kannatama. Ei peaks, jah. See on mu enda isiklik hobi. No, kannatamine on osa, kui see on osa protsessist ja sa tead, et sa lased sellel pisikesel kannatusel enda elus olla ja usaldad, et see lahendus on olemas, siis küll. See peab olema koos usaldusega. Et ma tean, et see kannatamine on nagu millegi jaoks ja et see
lähtun sellest, et see, kuidas on see öö kõige pimedam punkt on vahetult enne päikese tõusu, et ma elan selle teadmisega, et kui see kannatus ka on, siis ma tean, et see vastates otseselt küsimusele ei kesta kaua. Kuidas üldse määratleda, mis on kaua ja mis ei ole, see on ka nii suhteline ju. Ja see on ülisuhteline. Palju kaalub unistus? Unistused on väga kaalukad. Ma arvan, et inimesed peaksid võtma neid väga kaalukatena enda jaoks, sest et unistused on nii suur tõukejõud elamiseks ja lõppkokkuvõttes siis elamiseks nii, nagu sa tegelikult tahad elada. Et unistused on väga kaalukad. Väga. Kõige olulisemad üldse. Kuidas nendesse mitte kinni jääda? Et kuidas tulla oma unistustest välja ja nagu teha nii, et need ei jääks ainult unistusteks? Sa pead usaldama. Sa ei tohi neist selles mõttes välja tulla, et sa pead, see baas unistus peab sinu sees kogu aeg elama. Et see võib ka muutuda ajas, eks ole. Aga sa pead uskuma sellesse unistusse ja kui sa vaatad kõrvalt seda, kuidas sa siis nii-öelda päris elus, mida sa teed, mis reaalseid samme sa teed selle nimel, siis sa näed, kuidas see unistus kas siis tuleb sinule lähemale selle täitumine või läheb sinu sellest kaugemale. Vastavalt siis sellele, mida sa nagu ise oma päris elus teed, et sa pead selle nimel usaldama. Eelkõige, isegi siis, kui sul ei lähe asjad alati nii hästi, kui sa tahaksid, aga sa pead nägema seda suuremat pilti, sa ei tea, mis ringiga see sama unistus sinuni võib tulla. Minu mõned unistused, ma lasin need lendu võib-olla siis, kui ma olin 15 ja siis täna näiteks on need saanud teoks, aga mu unistus on olnud väga reaalne. Et ta on muutnud võib-olla oma sõnastust muutnud, aga see tunne sellest unistusest ja kuidas ma olen elanud ja usaldanud, see on olnud minuga kaasas kogu aeg. Ja unistused ju, kui sa oled unistaja tüüpi, muutuvad ka ajaga. Et sa nagu, sa oled hästi väike ja unistad lihtsalt, et ma ei tea, kommist või millestki mingisugusest väiksest asjast, siis kogu aeg, kui sa kasvad, sest need unistused lähevad suuremaks ja lihtsalt minu arust nagu tähtis on, üks asi on nagu kohelda unistust selle austusega, et sa teed talle ruumi üldse, et ta saaks tekkida, sest väga palju mina olen elus tühja unistanud, et lihtsalt unistad küll, aga tegelikult selle unistuse jaoks nagu ruumi ei ole elus, kas ei ole aega või ei ole kohta, kuhu seda panna, kui see on mingi asi või et lihtsalt ei ole ruumi. Et unistusel tuleb ruumi teha ja teine asi, mis ma enda jaoks olen õppinud, on see, et unistused tuleb, sa pead meeles hoidma, et sa oled unistanud, et kirja panna, sellepärast, et muidu unistused ikkagi täituvad, päris kindlasti. Aga jamps on see, kui sa ei ole nagu tänulik sellest, et nad täituvad, siis sa oled ära unustanud, et sa unistasid. Sest elu läheb edasi tõesti nagu sa ütled mingi 10-20 aastaga võib sul olla meelest läinud, kui nagu mitte meeleheitlikult, aga kui väga sa tahtsid mingit asja, et see juhtuks. Ja see võib nagu 10 aastaga ununevad asjad. Et siis hea, kui sul on see kirjas ja siis sul, kui sa näed, et sa oled seda tahtnud, mis sul nüüd on, siis sul on tänutunne ja see on nagu mingi asi, mis see viib edasi kogu aeg. Ja. Suure tänutundega, et meile siia külla tulitame, siis lõpetame ka otsad kokku. Väga hea meelega. Ütleks lõpetuseks, väga kihvt oli rääkida. Et Jatskar juubelifestival 30. toimub sellel aastal 19. kuni 28. aprill ja ootame teid kõiki ja avasüli. Aitäh! Aitäh!